Kevadtorm on nii kaugele, et üksused on jõudnud maastikule ja valmistuvad suurteks lahinguteks. Lipnik Rebane, no mida teie siin teete? Tere, meie ikka kaitseme kaevikus, ootame vastast ja hetkel valmistame siis ette kaitseliini laskepesasid. Ja hiljem, kui liivakotid tulevad, siis hakkame neid ka kindlustama. Te ütlete mulle praegu seda, et selle labi taga, ma ei oska seda isegi lahti teha, kas te aitaksite mind, et sellise labi taga on kõik need kaevikud kaevatud. Ei, pioneeridelt oli abi ka. Kopaga käisid, eile öösel kell 11 läksid ära. Et nüüd on meie kord lihvida siis nende tööd. Ja sellise labidaga siis sõdurid teevad nii-öelda lõppviimistluse, jah? Ja just, enne kõike endale elu mugavaks, et siin ei oleks mingeid unnikuid ja saaks kiiresti liigelda. Ja siis juba laskepesad, et kuhu relv läheb, kuhu lähevad liivakotid, laskesektorid peavad paigas olema, et saaks siis ühise tulesüsteemi, millega siis ennast siin kaitsta. Aga sõdurid, kuidas teil läheb siin? Väga hästi, aga raske on. Tõesti, jah? Miks on raske? Kaevata ei ole lihtne. Ma arvan, ma suudan umbes 10 sekundit järjest kaevates, ma pean tegema korraks ja siis läheb edasi. Aga kuidas te arvate, teie ikka ju võidate selle sõja? Kaevikud on ju head. Seda peab Erlichilt küsima, ma arvan. No ma ütleks, et kaevikud on tasemel. Ehk siis oma spetsialistil need välja mõelnud, kuidas need peavad olema. Ja tehnika, mis on aidanud meil neid päris heaks teha. Et ma ütleks, need on päris head. No hästi, Lipnik Rebane, tegelikult me oleme ju kusagil eramaal ja meil on taustaks kuulda täitsa traktorid. Kuidas te siin lähikontsetega läbi saate? Ja no pidigi koputama ja küsima ja väga-väga abivalmis olid. See on tegelikult siin viljapõllu peal oleme sisuliselt, aga hetkel vilja ei ole külvatud. Ja öeldi, et muidugi kaevake, möllake ja pärast aega lihtsalt kinni, et ülimalt sõbralikud ja toredad naabrid on meil. Nii et põllumees, kelle juures te, kelle kodus te põhimõtteliselt olete, siis nemad on väga seda meelt, et Eesti Kaitsevägi peab harjutama. Siuke mulje jääb küll, käivad vahepeal siin väiksed poisid vaatamas ka relvasid ja koeraga siin koer jookseb ringi, et nagu väga head naabrid ja neile siin meeldib ka, ma arvan. Me oleme näinud ka liitlasi siin erinevates piirkondades, siin lähikonnas, kui palju te nendega kokku puutute? Ja oleme kokku puutunud küll siin mõne üksusega ja nendega ka alati naeratusega tulevad vastu, tere jõudu ja meie eesmärk on ikka vahepeal natuke neid võõraid toidupakke ka endale saada ja vahetada, et siis on, neil on seal igast erinevaid maiustusi ja lahedaid roogasid. Ma soovin teile edu lahinguks. Suur tänu, tervis!